Tere kalamehed, et täna nüüd räägiks natukene kevadisest särje ja viimapüügist, et ei peaks jõe pealt nukralt tagasi tulema, et te saaks käe valgeks, et teil oleks lõbus püüda. Siis ma näitaks ära mõned algtõed ja mida selleks vaja oleks. Selle kohta seda õppe- ja kirjandusmaterjali on päris palju saada, aga kes tahab nüüd kiiresti mingit piltlikku ülevaadet saada, siis ma seletan ära, et just ujukõngega praegu räägime, et ujukõngega püük on minu jaoks kindlasti üks lemmikumaid ja vahetum, pakub rohkesti adrenaliini, aga mis on selleks vaja viimapüügiks? Alustame ritvadest kiiresti. Poodides on olemas kohe nüüd jäigemad. Mina üldiselt püüan nende kahega. See Elite on üks vaieldamatu lemmik mul ja väga hea on ka nüüd odavama klassiseeria oma Diamant River Bolognese. Väga head ridvad just viimapüügiks, et kui püügisügavus nüüd ületab teil seal 3-4 meetrit, siis soovitaks kasutada niisugust 6-meetrist ritva. Kui püügisigavus jääb sinna kuni 3 meetrini, siis 4,5-5 meetrit ideaalne. Ei ole alati vaja niisugust pikemat ritva selle jaoks, et vimba edukalt püüda ja särge samasmoodi. Rullidena nüüd soovitaks kasutada, minul on nüüd siia pandud peale 2 spinningurulli. Et ajab asja ära niisugused 2,5-3000 rullid ideaalsed. Ainuke asi, mida nüüd, kui te ostate omal mingit rulli käsiõngele, siis jälgige, et oleks madala pooliga. Et see pooli sügavus, kui on teil liiga sügav, siis seda miil kipub teil krussi jääma ja samas ta jookse nüüd visates rulli pealt nii kergelt maha, et see on kindlasti niisugune seadus. Ja samas nüüd üks ülihea rull on Elite Match 6, mida tasuks kasutada just poloritvade peal, et tal on madala pooliga ja samas nüüd tema kerimiskiirus on 1/6. Kui nüüd võtta need teised spinningurullid, siis neid te peate lihtsalt käele rohkem hagu andma ja lihtsalt oluliselt kiiremini kerima. Et kui te nüüd midagi ostate, siis kindlasti soovitaks sellist River tüüpi ritva ja Match 6 rulli sinna peale. Aga ajavad asja ära ka teil varasemalt, kui teil kodus seisma ei näe niisugused spinningurullid, mis on madala pooliga. Tamiili jämedusest mina kasutan 0,18. Jämedama ma eriti ei soovitaks kasutada, sest seda hakkab, kui te kaugel on vaja püüda, kaugelt visata, siis see tuul hakkab teda liialt kaardu kakkuma. Mida jämedam tamiil, seda ebamugav on teil püüda. Ideaalne muidugi oleks 0,14-16, aga kui teil rakendused seal põhja kinni jäävad ja kalaliini katki tõmbab, no see ei ole ka väga hea lahendus. Et niisugune 0,18 on väga universaalne valik. Nii, järgmisena ujukid. Minu käest on hästi palju küsitud, et millist ujukit ja mida soovitan, siis esimene valik oleks mul kasutada niisuguseid tilgakujulisi, niisuguseid punnujukeid. Vool neid väga ei kõiguta. Samas nüüd voolukiirust tuleb jälgida, millist ujukit nüüd parasjagu kasutada. Kui on kiire vool, siis niisugune 8-10 grammi, 12-15 grammi isegi. Kui on nüüd aeglasem vool, siis üldiselt mina olen hakkama saanud niisuguse 4-5-6 grammise ujukiga, et väga ideaalne. Ja samas muidugi ujuki raskust on see ka, et kui kaugelt te püüate, et kui kaugele soovite oma rakendust visata. Et see oleneb täitsa kohast. Kui te püüate nüüd lähemalt, mina soovitaks alati kasutada lihtkäsiõnge. Kui on vaja kaugemalt püüdma, siis poloritvasid ja nende ujukitega. Nüüd, Salmos on veel poes müügil ka väga niisugused ainulootsad ujukid, mis mulle meeldivad, aga nendega püük nüüd võib osutuda algajale natukene keeruliseks, sest neid ujukeid peab tundma õppima. Kui te õpite selle püügi nende ujukitega selgeks, siis on teil väga suur eelis nende ujukite ees. Ütleme nii, et ma pakun, et kalasuhted võivad jääda sinna, kui naabrimees saab teil ühe kala, sina võtad juba 2 kala selle ajaga välja. Aga see eeldab seda, et teil on need ujukid ideaalselt tasakaalus, õigesti välja timmitud ja nii edasi. Et ta on nüüd keeruline, aga maksab selgeks õppida. Salmopoodis on kõik need saada. Järgmine etapp, kaugust ja seda nüüd, kui me söödame mingit punkti, kuidas me seda määrame liini peal, et üks võimalus on klipi taha visata kaugemale klipini ja siis kerida teatud arv ringe, lugeda ära. Minu jaoks on see tülikas. Et mina olen sel juhul kasutanud niisugused markerpliiatseid, mis mul on alati kaasas. Märgin liini peale niisuguse 3-40 sendise jupi ära ja viskan üle sellest, kerin sellele märgitud alani rulli pealt ja ongi mul see püügikaugus olemas. Siis ma olen kindel, et ma püüan nüüd täpselt püügiplatsilt, söödaplatsilt. Et see on üks asi. Teine asi veel, et miks mõned on kollased, miks punased, et tegelikult
sellel on väga lihtne põhjendus, et kui on päikesepaisteline ilm, siis oluliselt parem on näha niisuguseid tumedamaid punaseid ujukeid. Kui on ämar ilm, pilves ilm, siis on nüüd kollane ujuk kõige parem. Aga juhul, kui nüüd see võimalus teil puudub ja ei taha nüüd ujukit liini pealt on tülikas vahetada, siis on olemas asjad, mida mina kasutan näiteks matspüügil hästi tihedalt, et värvin antenni otsasid. On kollane ja punane floor lakk. Lõpetan püügi, lükkan, antennid on plastikust, lükkan küünega lihtsalt selle maha ja ongi jälle ujuk endises olekus. Paljudel ujukitel on nüüd on ja ei ole, osadel tipptasemel ujukitel tavaliselt rüüse kunagi kaasas ei ole, et need panete ise. Et mina soovitaks alati nüüd poe ujukitel vahetada rüüsid silikon rüüside vastu. Need ma saan lõigata täpselt nii pikaks, kui ma soovin. Ja samas nad kestavad aastaid, nad ei kulu ära. Teil ei ole seda probleemi, et mingi tamiil lõikab rüüsi läbi. Selle variandiga nüüd see võimalus üldse puudub. Et see on jah üks minu lemmikuid. Et seda on ka teised firmad toodavad, et ei pea nüüd Sensast on, Stonefall on teistel. Nii, nüüd räägiks lähemalt ujukite raskustamisest. Ülioluline teema, et kui te ujukit tasakaalustate, jätke pool antenni vee peale. Pool antenni niimoodi, pool antenni vee peale. Nii on alati kindla peale minek. Siis ei ole teil tühja haakimise, kala võtab, ujuk vajub, tõmbate haagite otsas. No üks asi veel vahele, et väga paljud niisuguseid asju ei kasuta, soovitaks kasutada. Väga hea on konkse ridva külge, eriti just on see asendamatu abimees lihtkäsikaga püügil. Panete ridva peal, saate konksu siia hiljem kinni panna, ei ole muret, et see konks kuskil teil seal mööda maad lipendub. Nii, nüüd räägiks selle raskustamisega ära. Praegu mul on niisugune punnujuk. Ütleme nii, et põhiraskus on mul niisugune 35-40 sendi peal. Ja siis on niisugune mängutina, üks raskus, mis on täpselt vahetult vasta pöörlat ja vasta lipsu. Alati ma rakenduse kui voolus ma lõpetan pöörlaga. Seda sellepärast, et kui ma kiiresti või rakendust välja kerin, et tõugud ei keeraks lipsu mul propelleris krussi. Et see on niisugune klassika ühesõnaga. Vaieldamatult minu lemmikuks on nüüd Kralusso oliiv, mida saab väljaspoolt tamiili peale stoperdada. Ma näitan ära kohe selle efekti, milleks ta hea on. Et tõstan ujuki. Ma saan jooksvalt reguleerida seda vastavalt vajadusele liini peal. Ta käib ülitihkelt, ta viskaeg midagi haakimise aeg tagasi ei lähe. Et see on nüüd väga hea lahendus. See on nüüd Kralusso firma toodang. Samas, kui ma tahan teda nüüd jooksvalt panna, siis on mul võimalus siit rüüsist taga läbi panna ja vabalt jooksma, aga ma ei soovitaks seda. Ja jooksval oliivide stoperdamiseks on vaja ilmatu jagu, no ütleme 3-4 haavlit, et teda liini peale nüüd stoperdada. See nüüd osutub keeruliseks, kui sa tahad nüüd sügavust oliivil reguleerida. Samas, kui meil rakendus läheb sassi või midagi, me ei pea neid haavleid kogu aeg minema, viskama ja siin lahti pressi midagi, siis võtan lihtsalt selle oliivi ja panen järgmise rakenduse külge, ongi mure murtud. Kuna ma kasutan 8 grammist ujukit, siis, et võimalikult vähe haavleid liinile panna, kasutan 7 grammist oliivi. Ja ülejäänud all on mul siin, ütleme 0,5 ja 0,48 tegelikult, ja all on nüüd 0,33 tina. See rakendusele ei lähe sassi, samas kui ta nüüd mööda põhja kopeerib see tina kergelt, ta võiks käia mööda põhja vaikselt sedasi sent põhjas kõrgem, põhi muutub niikuinii, et ta ei hakkaks teil vale võtte andma, et lihtsalt tühja haagite. Et üldiselt, niisugune rakendus on väga hea, ma näitan need tinad ka teile ära, neid on saada kuni 8 grammini, sealt see tehase tootevalik nüüd lõpeb, need on nüüd erinevaid. Üks soovitus veel, et kui te ostate nüüd originaalis, ma ei tea, miks nad on pannud, aga originaaltinadel, Kralusso omadel on nüüd niisugused punased rüüsid on kaasas. Need peavad mingi aeg vastu, aga soovitav on vahetada need samad, mis ma eelnevalt näitasin, nende rüüside vastu. Ja asi on ideaalne, et ta ei lagune ära, ei väsi ära ja liini peal ei hakka ise oma elu elama. Et see väike soovitus on, et ja samas te ei hoiate oluliselt rohkem kokku, sest need tinade karp maksab, ma ei oska, 3-4 eurot oli vist see mingi komplekt seal. Samas, kui te nüüd neid haavleid siin kogu aeg metsa viskate ja peate lahti võtma, see on jube tüütu, et nendega on rakenduste tegemine oluliselt lihtsam ja mugavam teil. Muidugi on kaasas vaja ka teil
loodimistinad, et põhja loodida, noh, see on niisugune klassika õngitsejate puhul, et noh, ilma nendeta ei pääse me kuhugi. Et saada õige püügisügavus. Nii, samuti pöörlatena ma kasutan Lucky Johni nüüd number 22 numbrit all otsas, kellel huvi, et siis ei pea nagu mingisuguseid mõõte tuletama, et siis on võimalik kohe õige mõõt omal osta. Ja kui te nüüd kasutate raskemaid ujukeid kui 8 grammi, siis ega teil muud üle ei jää, kui te peate hakkama tinahaulitega stoperdama ja siis sel juhul ma kasutan juba Gralussa niisuguseid ümaraid tinasid. Et siis tuleb nüüd tinastopperitega toperdada. Nii, järgmine etapp. Kui teil kõik need asjad ja kõik asjad on juba paika pandud, siis tahaks nagu hästi palju kala saada. Noh, see on nagu niisugune klassika, et kes ikka tahab nulliga koju minna, et tunde tahaks alati kätte saada, siis selleks on nüüd salmopoodides on olemas päris suur valik erinevaid vimale mõeldud peibutussöötasid, muidugi särjele ka. Kõik see kehtib ka särje kohta, mis ma rääkisin, mitte ainult vimma kohta. Kuigi ma ise nagu kevadsärge väga, ma ei tea, millegi pärast ei käi õngitsemas, et mul ei ole taga midagi teha, et vimmast ma veel midagi teen, aga särjest ma tõesti midagi ei oska teha, et mulle see vobla eriti ei maitse siis. Et mina keskendun rohkem nüüd vimmapüügile, kaaspüügina tuleb kindlasti särge kõvasti. Et salmol on olemas poes müügil 3 varianti nüüd eraldi vimmasööta. On olemas salmo enda krevett, mis on väga hästi toiminud. Samuti on seda nüüd kiidetakse, samuti taeva nüüd Sensase kreveti oma. Mõlemad on nüüd kreveti maitselised. Sensase oma on kergelt peenem, salmo oma on struktuurilt nüüd fraktsiooni suuruse poolest natuke suurem. See sööt nüüd Sensase oma on raskem, see on natuke kergem. Kui on kiirevoolulises jõestel õngitsemine, siis ma soovitaks kasutada alati raskemapoolset mulda, mis viib teie sööda kenasti söödaplatsile, sest muidu võivad need pallid lihtsalt teil naabrimehe alla ujuda või mida iganes ja te ei saa mitte ühtegi kala. Samas on nüüd, kui kellel on ka huvi kaaspüügina hästi palju särge saada, siis ma soovitaks kasutada seda sööta. Siia võiks panna juurde niisugust raskemat sööta veel üks osa, näiteks särje või mingit. See toimib ideaalselt nii vimmale kui särjele. Samamoodi natuke mulda juurde. Aga kui teil veel sellest kalast vähe on, mis te nende söötadega saate, siis tegelikult annab neid söötasid ka tuunida. Eriti populaarne on nüüd niisugune kuiv atraktant, Sensase oma viiderpüüdjate seas. Sest tõepoolest, kui te näete seda pakki kellelgi käes ja ta püüab viidriga ja kasutab seda kuivana, pannakse sööda peale ja kergelt tõmmatakse nüüd söödakorvi, ta annab niisuguse hästi töötavate osakeste ja maitsebuketi sinna põhja peale ja see viimale väga hästi meeldib. Ja üldiselt, kui te näete kellelgi laua peal ja viider, kes püüab, siis hoidke sellest mees kaugemale, et see on tõsiselt hästi toiminud. Ja samas nüüd, kui vimb ei ole nii aktiivne võtta teie konksu sööta midagi, siis on võimalik nüüd oma tõukude ja ussikese peale kreveti maitselist siirupit lasta. Seda ma soovitaks kasutada, kui vimb tõesti ei ole nii aktiivne ja te peate väga palju vaeva nägema ja võttude see intensiivsus ei ole nii suur, siis see on küll hea asi. Ja samuti seda kasutavad nüüd viidrimehed söödakorvile, sööda peale ka lasevad seda spraid, et annab niisugused lõhnasid aktiivselt edasi. Samuti on olemas nüüd Sensase kreveti siirup, mul siin valikus ei ole teda. Praegu mul sai otsa ja ma viskasin selle pudeli minema. Et on ka niisugune siirup, et oma sööta nüüd maitsestada veel juurde. No siirupit ma üldiselt nende krevetimaisteliste söötade maitsestamiseks enam ei soovita. Pigem niisuguste särje ja tavaliste jõesöötade kasutamisel panete seda siirupit, saate sama efekti nagu peaaegu nagu need söödad. Ja see on nüüd niisugune väike lühikokkuvõte vimmapüügist. Ma loodan, et mingi abimust oli ja kõik need tooted te leiate kindlasti Salmo kauplustest, et sellest toest hästi palju uusi tooteid, söötasid, ritvasid, ujukeid, et ka kõige nõudlikum kalamees leiab sealt kindlasti omale mingi asjad, et tasub poodi minna, aga edukat kalapüüki teile, et mis seal ikka, et jõe ääres kohtume.